Kui nüüd jõululau ettevalmistamine on viimasele minutile jäänud, siis tasub oma sammud Maximasse seada. Loomulikult Maximasse, sest me oleme valmistanud ette perfektsed jõulutoidud selleks aastaks. Alustame suupistetest. Hetkel oleme välja pannud täidetud muna. Muna ei ole see aasta meil klassikaline, vaid on kõva juustu täidisega. Tõime natukene klassikat kõrvale, panime lavaši rullid, tegime korvikeste valiku. Korvikeste valikus meil on siis hetkel päikesekuivatud tomatikreem pluss kõrvitsakreem. Sobib ka veganitele. Klassikaline juust, natukene sellist filigraansemat oliivi vahele ja ei saa ära unustada ka singirulle. Salatite puhul kõige klassikalisem kartulisalat. Teiseks on minu poolt modifitseeritud kasukasalat, kus ma asendasin peedi teiste köögiviljadega ja eeringa asemel kasutame kuumsuitsu forelli. Minu vaieldamatu lemmik, ma loodan, et see on ka kõigi teiste lemmik. Ja nüüd, mis on minu jaoks kõige põnevam asi, seda me oleme müünud juba 4 aastat ja tegemist on brokkoli peekoni salatiga, kuhu oleme lisanud tekstuuri jaoks ka veel juurde päevalille seemneid. Ja retsept on tegelikult pärit Ameerika suursaatkonnast. See on ühe saadiku naise kodune retsept, mida ta on terve elu oma mehele teinud. Ja tortide poolest kodujuustutort mustikatega näeb välja nagu perfektne jõul. Millised on aga teie klientide eelistused? Kui me räägimegi nüüd tegelikult asjadest, mida me oleme läbi aastate kõige rohkem müünud, siis on kartulivorstisalat, mida me müüme reaalselt iga aasta pühade ajal tonnide viisi. Me oleme selle retsepti teinud täiesti puhtaks, me oleme välja visanud e-ained, me kasutame õrrekanade mune seal sees ja Eesti pärast majoneesi. Tortide puhul kõige klassikalisem tort, mis on, ma arvan, juba 10 aastat vähemalt meil top toode olnud, on puuvilja kohupiimatort. Lihade puhul jõulude ajal ikkagi on kõige parem variant siis suurem lihatükk. Me oleme nad juba pannud küpsetuskottidesse ja kliendil oleks võimalikult lihtne. Meil on valikus hetkel 4 erinevat suure tükilist. Võtad oma tüki, paned ahju, küpsetad valmis ja laud on kaetud. Kuidas aga sünnivad oma köögimeistrite kvaliteeditooted? See on nüüd üks väga hea küsimus. Eeltööd me hakkame tegema üldjuhul kuskil jaanipäeva paiku, kui me teeme jõuludeks uut sortimenti. Sortimendi vahetuse puhul me alati lähtume sellest, mis on inimeste ostuharjumused ja nagu ma enne mainisin, hetkel majanduslik olukord. Minu töö on selleks aastaks tehtud, pidulaud on kaetud, uus sortiment on väljas ja ma soovin teile omalt poolt maitsvaid ja rahulikke jõule ja aastavahetust.